et tegelikult meie kõigi elus on mingisuguseid teemasid, millega me võitleme pikka aega. Ehk teisisõnu, vastased või vaenlased, keda sa kergesti võidad, ei ole sinu tõelised vaenlased. Taavet võitis Goljati ühe päevaga. See võttis ainult mõni hetk ja Goljat oli maha löödud. Ometi Taavet võitles Sauliga ja Saul ajas teda taga ja püüdis teda tappa. Kõik need aastad, mitmed piibli uurijad arvavad, et see võis olla vähemalt 15-16 aastat, kui Taavet põgenes Sauli eest. Saul esindas vaimulikult inimest, kes tahtis Taaveti kutsumist nurjata, tema potentsiaali lämmatada. Et kõik see, milleks Jumal oli Taavetit kutsunud saama kuningaks, et see ei tuleks esile. Goljat oli ühekordne sündmus. See oli märkimisväärne võit. Tõsi, enamus inimesi seostab Taavetit Goljatiga. Laste pühapäevakooli õpetuses on Taavet ja Goljat. Aga Goljat ei olnud Taaveti suurim võitlus. Olla täpne, see oli üsna väikene osa ja episood tema elus. Sellel oli küll märkimisväärne tähtsus, sest see tutvustas teda kuningas Saulile. Ta sai kuninga kotta, abiellus kuninga tütrega, tema isa koda sai maksudest vabaks. Palju head juhtus, Taavet sai tuntuks. Aga see sama sündmus põhjustas ka selle, et Saul hakkas kõõrdi vaatama Taaveti suunas ja hiljem soovis tema surma. Ja me kõigi elus on teemad, millega me võitleme pikka aega. Võib-olla sinu elus samamoodi. Mingisugused mustrid korduvad jälle. Mingisugune harjumus tõstab pead. Mingi hirm tuleb jälle tagasi. Ja sa leiad ennast silmitsi jälle asjaga, mida sa arvasid, et on selleks ajaks ühel pool. Taavet arvas ka, et nüüd Saul on läinud ära, kui ta vabandas oma tegude pärast ja palus andeks ja et sellega on asi ühel pool ja mõlemad elavad rahus igavesti. Aga ei, see Saul ilmub tagasi. Kuni ühel hetkel, kui Taavet oli ustavalt võidelnud, hoidnud seda joont, et ta ei pane oma kätt võitu külge, Jumal ise kõrvaldas Sauli tema elust ja tõi selle vabaduse. Nii et sõbrad, ma tahan julgustada teid. Isegi kui su elus on võitlusi, mis kestavad pikka aega. Ja usu mind, me kõigi elus on need. Sa ei ole üksinda, kes seisab silmitsi asjadega, mis jälle ja jälle ja jälle tõstavad pead. Ma arvasin, et ma olen selle võitnud. Ma arvasin, sellega on ühel pool. Ma arvasin, see on minu minevikus. Ma arvasin, see on ainult lapsepõlve probleem, teismelise ea probleem. Ma arvasin, et ma ei pea sellega enam tegelema, et see uhkus ei tule, see hirm ei tule, see enesealetsus ei tule. Ma ei tegele selle emotsiooniga enam, aga näe, siin see jälle tuleb. See on see tõeline vastane. Ja nende vastaste võitmine võtab aega. Ja me teame, et Jumal oli see, kes pani oma käe selle olukorra peale ja tõi võidu Taavetile. Ja Jumal toob ka võidu sulle. Ja meeles, suured võidud tulevad üksnes suurtest lahingutest. Ja suured võidud tähendavad suurt au. Ja kuna sina ja mina teame, et me ei ole seda teinud oma enda käsivarre läbi, ja kui me oleksime oma jõu peale pidanud toetuma, oleksime ammu omadega kutud läbi ja käega löönud püssi põõsasse, visanud ja jalga lasknud lahingu väljalt. Et see on Jumala arm, Jumala soosing, Jumala armastus, Jumala ustavus ja Jumala taevane vägi, mis on toonud meid sellesse hetke päeva ja Jumala arm kannab meid siit edasi. Nii et sõbrad, olge julgustatud, olge vahvad, issand andku sulle soosingut, tarkust, julgust ja oma armu selleks päevaks. Näeme jälle. Bye bye.